Taavi Libe lava taga. Taavi Libe lava taga. Eesti laul ja Eesti muusika on saanud oma podcasti ja seda juhib Taavi Libe. Taavi Libe. Tere jälle, head sõbrad! Tänases saates oleme taas kord ajaloolainel, sellepärast, et enne imet 10 aastat on möödunud sellest imelisest aastast, kui Eestit esindas Eurovisioonil kooslus Malcolm Lincoln ja Manpower 4. Ja põhifiguur sellest suurest kooslusest või kooslustest on täna mul külas Robin Juhkental. Tere! Tere, väga tore, et kutsusid mind siit ajaloo õlmast avalikus ette jälle. Vahva. Kas sa mäletad, mitmenda koha sa said 2010. aastal Eurovisiooni poolfinaalis ja mitu punkti sa said? Ma ei mäleta, mis koha ma sain. Ma mäletan, kui üldarvestuses ma kunagi arutasin kokku, et oli see viimase koha asi, mis mulle pandi pidevalt süüks, on ju. See tegelikult ei olnud ikka 7 või 8 tagant poolt. Nii et ei saanud viimast kohta. Ja oma poolfinaalis 14. 17 osaleja seas ja 39 punkti. See on parem kui 0. Kusjuures Läti ja Soome andsid 12 punkti Sairenile. No võt, oleks siis pidanud tuuritama võib-olla naaberriikides. Ei käinud naaberriikides tuuritamas pärast? Ei, me tegime Lätis ja Leedus, tegime küll, Leedus isegi oli nagu üllatavalt suur populaarsus, ma ei saa nüüd öelda, et üllatavalt suur, aga ikka täissaalidele mängisime, seal oli ka mingisugune koolkond, kes tänu sellele, et me tegime selle tolle aastase selle Leedu eurolaulu esitajaga, tegime mingi koostöö kusagil klassis vist ühte lugu koos, siis see vist oli Leedu meedias suur uudis, ma kujuta ette. Igal juhul pärast seda me ikka käisime mõned aastad. Suure kiiruga ei leia, et kes see toonane Leedu esitaja oli? Inkulto on artist. Inkulto oli, jah. Tegid siukest jazz, rock, ma ei tea, mis ta oli, siukene live puhkpillidega asi. Ma ütlen, võib-olla kunagi see hilisemad projektid on natuke sinna kanti mul endal ka läinud võib-olla. Aga jah, see selleks. Lähme nüüd ajaloos veel natukene kaugemale kui 2010. aasta. Kas ma eksin, kui ma ütlen, et avalikus ette sa jõudsid Eesti otsib superstaari saatega, kus sa napilt ei pääsenud finaali? Ei, mul ikka nagu päris korralikult ei sellest puudu, et napilt on ikka hästi öelda. No, tahaks ka ilustada selles mõttes nagu ajalugu, aga ei, ma ikka päris räigelt langesin välja. Minu arust isegi sellises saates, kus nagu tegelikult ma oleks pidanud välja langema. Et seal oli ikka küsimus oli mingi viisipidamisega tüüpidel, et noh, ikkagi okas on hinges, aga superstaari minust ei saanud, jah. Et see, kusjuures on olemas YouTube'is vaadatav ka isegi see, kus ma seal mustade juustega, ma ei tea, miks ma mustaks varisin juuksed, aga samas, kui praegu vaadata juuste olukorda, mul müts peas, ma ei võta isegi ära seda siin, siis iseenesest nagu tore, et ma midagi tegin, katsetasin oma juustega sel ajal, kui nad mul veel olemas olid. Mis seal siis juhtus, et siis oli ju veel kohtunikud otsuseid, eks? Ei olnud, ma ei meeldinud nagu mitte kellegi eriti. Mäletan esimest korda, kui ma sinna kollast kaarti läksin saama, siis minu meelest Mihkel Raud nagu päästis, et noh, igal juhul Maarja ja Rein olid nagu suht kindlalt ei ja siis Mihkel Raud oli, kuulge, millest me räägime. Aga ma oleks mõned neile ka andestanud, 10 aastat on möödas, isegi rohkem natukene, et kokkuvõttes oli see nagu võib-olla mingis mõttes oli selle nagu Eesti Laulul kasulik, sest ma tean, et kõik sõbrad, kes mulle hääletanud selle superstaari ajal, tundsid jubedalt süüdi ennast. Ja kuna see Eesti Laulu võit tuli, no ma ei tea, kas võib-olla see mõneti on ka sellega seotud, et telefoniliinid ilmselt, noh, nad ongi väga umbes siis, kui helistatakse, et mingisugune teatud piir on, nagu, kui palju suudavad üldse nagu liinid vastu võtta kõnesid. Et sellepärast on, keegi ütles, et teooria oli see, et sellepärast tänu sellele on need vahed alati nagu nii väiksed olnud, et lihtsalt noh, võidab see, kes nagu saab kokkuvõttes rohkem hääli, aga see proportsionaalselt ei pruugi tähendada, et sa said nagu protsentuaalselt nii palju hääli võrreldes teiste artistidega, lihtsalt need on need hääled, mis said pääsesid läbi. Et mäletan, see suur protsent ei olnud, vist 3-4% lenna ees võitsime, et noh, võib-olla tänu sellele, ei tea. Sinna me veel jõuame, aga kuidas sa üldse Eesti laulule osalema sattusid ja kuidas sündis kooslus Malcolm Lincoln? No selles mõttes kooslusest on nagu ka natukene nagu palju rääkida. Kõigepealt olid sa soolartist Malcolm Lincoln või? Ei olnud, ma tegin, no jah, tegelikult küll selles mõttes kogu see muusika on ikkagi ju tegelikult minu nagu sulest, et mõnetised parandused või siis parendused Vaiko tegi, enne kui plaadile asi läks, aga tegelikult ega muusika teisel mehel nagu sellega mingit seost ei olnud, et lihtsalt nii-öelda laivis oli ta nagu väga hea tantsija ja mängis lahedasti pilli ka ja nagu selline möllu
bändile andis ta kõvasti juurde, aga iseenesest nagu see on sooloprojekt alati olnud. Kuidas tekkis sul kontakt Vaiko Eplikuga? Ma mäletan, kas võis olla äkki, kui ma läksin laiali või nii-öelda läksin bändist ära, ülejäänud bänd ikkagi nagu tegelikult jäi kokku. Praegune Põhjakon kandis kunagi nimes Speed King ja siis septembris vist oli viimane live meil. Ja siis ma hakkasin nii-öelda vaikselt nikerdama ise muusikat ja vist panin mingisuguse, kas novembri alguses panin vist 3 esimest lugu üles MySpace'i. No nooremad inimesed ilmselt ei tea MySpace'i, te võite guugeldada ja vaadata ka, et kusagil varjusurmast ta nagu umbes nagu auakivina eksisteerib veel, aga seal nagu toimivat funktsiooni enam nagu väga ei ole, aga kunagi ta oli väga kõva teema. Et igal juhul sinna siis põhimõtteliselt kõik artistid, kes mingit muusikat tegid oma lood üles panid ja novembri alguses panin. Ja siis peale jõule vist aasta lõpus sain kõne mingilt võõralt numbrilt, kohmetu ja selles mõttes uje nagu ma olin, siis võtsin muidugi selle vastu ja esimese ehmatuse peale tutvustas siis Vaiko Eplik mulle, kes ütles, et kuulasin mingit lugusid, et siin sõime just verivorsti ja hapukapsast ja väga tore. Et mõtlesin, mis oleks, kui teeks mingisuguse kandja järgmine aasta. Mõtlesin, ei no muidugi ja siis ütlesin, kuule, aga mõnusat aasta lõppu ja tavai, et okei, et ja põhimõtteliselt ma pärast nagu sain aru, et kandja, et mis ta võis mõelda siis, et pigem ikka helikandja või. Aga nagu mingisugune alaloidlikkus minus nagu siis ei lubanud seda nagu täielikult uskuda. Muidugi enne seda ühel kontserdil oli Vaiko Epliku tollane naine ka käinud. Tema vist tutvustas nagu Vaikole meie muusikat, aga enne me rohkem kokku puutunud ei olnud. Ja mis hetkel siis tuli see teine kõne? Teine kõne, sa mõtled universaalist? Ma mõtlen siis ikkagi Vaikolt. Vaikolt teine kõne või? Et esialgu oli see, et sööme kapsast ja saame kokku. Tead, konkreetsemaks läks ikkagi asi siis, kui tuli uus aasta ja meil oli plaanis oli selles mõttes nagu teha nagu plaat nagunii, ilma selles mõttes, et Eesti Laul tol hetkel veel üldse polnud teemaks. Et me on isegi Vaikol vist maininud seda, et ma sinna mingisuguse looga vaatsen saata. Ta küsis mu käest lihtsalt mingist järgmises kõnes, et kas sul on ikka materjali ka või? No mul tegelikult oli mingi 6 lugu. Ja siis mõtlesin talle, et no jah, muidugi on. Ja siis vist oligi nagu 2 nädalat või 3 nädalat oli vahet selle aja jooksul, ma siis tegin talle juurde 10 lugu veel. Tegin niimoodi öösel oma esimeses korteris, kus ma üksi elasin ja siis peale seda, kui ma vanematest välja kolisin. Juhkant oli tänaval, Juhkant oli 23, korter oli 21. Ja tegin siis ööd läbi muusikat ja suitsu. Seal Bussiama lähedal põhimõtteliselt. Just. Me räägime nüüd hetkel siis aastast 2009 algus ikkagi, jah? Jah, see esimene, nüüd see jutu algus oli 2009 ja läks sujuvalt juba 2010 siis jaanuari sinna esimesse poolde, esimeste nädalasse. Miks sa tahtsid Eesti Laulul osaleda? Ma ei teagi, ma nagu vist see Eurovisioon ikkagi nagu minu ealistele tol ajal oli ka nagu vist ikkagi suht siuke nagu siiamaani vist on suur, aga selles mõttes ikka tol ajal oli see ikkagi nagu nii määrav ja nii suur, et hetkel on ta võib-olla ikkagi natukene kaotanud selles mõttes oma tähtsust. Ma ei saa ka nüüd öelda, et nagu täielikult minetanud selle, aga omal ajal oli ikkagi iga lugu, mis seal nagu 10 valiku hulgas erinevatel siis kriteeriumite järgi ja iga aasta mäletan seda muudeti seda süsteemi hästi palju, sest Vaadamil olid seal igasugused praegu ütleks võib-olla isegi nagu tunduvad natuke kahtlased skeemid, et tellis 7 teliloojalt ja 3 siis said avaliku konkurssi kaudu, aga ta oli ikkagi nagu hästi tähtis ja selles mõttes ma mäletasin ka seda Eurovisiooni võitu, et seda lugu ma ei ole hiljem kunagi nagu vabatahtlikult tahtnud kuulata, aga 13 aastane oli nagu äge küll, kui nägid Eesti lippu kusagil, et pool juhuslikult saatsin, mäletan Ago Tepand, ka tuntud produtsent, temaga nagu vist vahetasime kas MySpace'is või kusagil tollaaegses siis Messengeris, MSN oli ka kolem, ma kõike seletama vaatasin, inimesed ei tea, on ju. Et vahetasime sõnumeid ja ta soovitas mul saata ühe teise loo sinna. Mul oli tegelikult alguses mõttes kohe sest nii-öelda siis hilisem Siren, aga saatsin tema mahituselt saatsin siis 2 lugu sinna ja tegelikult kumbki ei pääsenud esialgu 10 hulka. Ja üks ei hakanud isegi mängima. Oli seal mingi CD väljakirjutamise error vist oli. Et ma ei kujuta ette, kas oli minut, igal ma kontrollisin üle selle, aga selles mõttes ilmselt CD-d võivad ka siis mängida mõnes arvutis ja mõnes arvutis mitte mängida. Ma ei tea, mis formaati ma selle panin, aga selline lugu nagu Funkshite, mis oli seal esimese plaadi peal, oli siis nagu see
teine lugu, mille ma tahtsin esitada, aga ta ma ei hakanud mängima. Morna helistas mulle ka, et see lugu ei hakanud mängima, siis ma ütlesin, et okei. Mis siis oli? Ühesõnaga oligi kõigil žürii liikmetelt 0 või kriips või siis kuidagi andis päästa veel? Ei, ma ei tea, minu meelest vist ei läinud lihtsalt nende reeglitega kokku kuidagi. No kui sul on teine lugu veel, et siis vist oli Erik Morna, et see läheb ikkagi edasi, et väga tore, et nagu. Aga jah, et... Ja see on tõesti üks vähestest luudest, mille puhul me teame, et see on siis esimene lugu, mis on jäänud lõplikust valikust välja, aga üks teine laul sai disklahvi ja siis Siren pääses toona siis 10 parema sekka. Mäletad sa seda, kuidas keegi sulle helistas? Helistas siis keegi, ütles, et kuule, me võtame nüüd selle Sireni. Ja oli küll, Heidi Purga helistas mulle. See oli ka nagu paras šokk selles mõttes, ega ma ei olnud ju valmis selleks. Tegelikult ma ise ei uskunud küll, et see võiks nagu valikusse saada, sest ma tegelikult oleme ausalt, see esimene demo on ka olemas YouTube'i avarustes on ju, sellega sai ka vist selles ringvaates käidud ja see on siis originaalne esimene lugu, aga võrdlemisi kehvasti miksitud mingisuguste 100 krooniste klappidega. 100 eurostega sa peab täitsa keelt teha, aga 100 kroonised klapid olid need ja koduste vahenditega ta sai tehtud. Et seda Keldrikaja mitu meest seal žüriisid kritiseeris ka, aga ju seal siis midagi nähti. Et vähemalt sinna varulugudesse või esimeseks varulooks nii-öelda siis suruti. Ilmselt mingi indikriitikute poolt, ma arvan. Ma ei tea, võib-olla Punal oli ka sellega seost. No nüüd ütleb muidugi, et oli, on ju? No, kehitab sinna. Saate produtsent oli ka siis žüriis vist sel aastal, on ju, mäletan. Kehitab. Ei mäleta. Mina mäletan. Puna ütleb, et ei mäleta. Mida sina mäletad Eesti lauluks valmistumisest? Ma mäletan, et ega me eriti nagu ei valmistunud selles mõttes. Mütsiga lööma ka ei läinud, aga selles mõttes ma ei ole kunagi süüke inimene olnud, et ma nagu, ma ei saa öelda, nagu filigraansuseni hakkan nagu harjutama või treenima, aga minust mingi spontaansusel on mingi omavaldi võlu, et kui sa nagu kui sa lähed lavale, siis tegelikult see on ju selles mõttes nagu see, kes sa oled inimesena. See, mida sa oled teinud 10 aastat, kas siis nagu laulnud või pilli mänginud, et see tegelikult peegeldab seda isiksust, kes sa laval oled, et kui siis nagu mäletan kunagi üks tuntud manager ütles midagi mingite outfitide või asjade kohta ja siis mul üks sõber muusik ütles ka, et mis outfitid, mis vahet seal on, mis kingade või mis särgiga ma lähen sinna lavale. Ma olen terve elu nagu harjutanud ja see räägib nagu selles mõttes enda eest. Ma mõnes mõttes oli nõustun, aga nagu küsimusest muidugi läksin kaugele, Taavi. Et igal juhul jah, me nagu liiga palju ei valmistunud. Karolin Kuusik aitas meid stiliseerida natukene, et me päris maakad välja selle paistaks. Ja enam-vähem saime vist sellega hakkama. Ja kuttidele õpetasime ka mingisuguse siukse karutantsu selgeks. Ma mäletan seda. See oli ikkagi tegelikult, ütleme nii, et isegi seal enne finaali oli ikkagi nagu, see oli väga lihtne siukene koreograafia. Ma arvan, selles mõttes keskmine inimene on võimeline selle nagu omandama, kui ta nagu viitsib ja tahab. Aga kõik olid võtlemisi noored ka ja võtsid nagu rahulikult seda asja, nagu liigst pingutust ei olnud ja ega ma nagu eriti otseselt nagu kuri nagu kubjas ka ei olnud. Ma lihtsalt mõtlesin, et on pullim koos teha seda kambaga, sest aga kokkuvõttes unisoonis üürgavad tüübidega selles mõttes, see nüüd ka nii väga see esituse mõttes ju ei õigustanud kuidagi. Et nad oleks võinud seal ka mitte olla, aga nendega oli palju lõbusam kõike teha. Ja tasuta reisi nad said ka tänu sellele, nii et miks mitte sõbrad kaasa võtta Norrasse, aga ma juba kaotsin praegu korraks järje, mis see küsimus oli, et kus me valmistusime ette, see oli lava peaproovis oli ikkagi niimoodi, et oli mehi, kes pöörasid nagu teisele poole teistest. Kas see ei olnud taotluslik või? See ei olnud taotluslik, see oli kõige noorem tüüp pundis, Mikk Pedaja. Ta sai nagu natuke sellest pähe ka, aga 16-aastasega ei saa ju väga kuri olla. No nüüd 10 aastat hiljem võib öelda, et seal on ju puha korüfeed, kes sul abiks olid. Tuleb nii välja jah, et selles mõttes, et enam vist nad taustal olma ei tuleks. Jaanus Saago, Mikk Pedaja, Andrei Ostoba ja kes neljas oli? Kristjan Knight. Temast, ta vist ei tegele muusikaga praegu nii palju, aga tegelikult ta tegeles just Iti vallas ja tema oli siis selle Madis Kubu poolvend, kes mul passi mängis. Kuidas ja miks just need tüübid siis said Manpower 4-iks sinu selja taga? Natuke juhuslik see oli ka, see Manpower 4 muidugi nad oli ka
oli ka nagu irooniline ja siiamaani on irooniline nimi, et mäletan kunagi Ostoba vist oli saanud mingisuguse kirja mingisugused eurofännilt, et kusagil Tšehhoslovakkiast või ma ei kujutan, mis aladelt on ju, või Serbiast oli vist nagu, Tšehhoslovakkia oli praegu liialdusega, aga vist Serbiast tuli, et Manpower 4 ühesõnaga olevat siis selline rühmitus meestripparitest, kelle nimi on ka Manpower 4 Serbias. Ma tahan uskuda, et see oli tõsi. Aga ühesõnaga nad olid lihtsalt sul sõbrad või? Jaa, just nimelt. Tol hetkel suhtlesime ja ka Ostoba ja Mikk Pedajaga saime tuttavaks. Jaanusega samamoodi saime tuttavaks ju Superstari saates. Et sealt siis see valik ka. Räägi korra, kuidas see Malcolm Lincoln oma nime sai? Miljoni mängust, ma arvan, et mulle ja paljudel teistele ka jäi meelde see olukord, kus siis oli küsimus, et kas mingi teine või äkki isegi esimene küsimus või ilmselgelt inimene oli väga närvis ja selles mõttes ma tean ise, kuidas võib ikkagi nagu lihtsalt prosektor mõjuda nagu, või see mõte, et sa oled nagu, lähed kusagile telekasse, et inimesel niimoodi lihtsalt nagu täiesti zombiks muuta, et see on selge, et ega ma ei usu, et on olemas inimest, kes ei tea, et Abraham Lincoln oli tegelikult USA president, aga ometi pakkus keegi Malcolm Lincolnit, et jah, ja siis see jäi mulle meelde ja ta kõlas kuidagi nagu suurelt. Ma ei tea, kas me selle lõpuks välja mängisime, aga iseenesest nagu ta kõlas nagu lahedat. Kui närvis sina olid Eesti Laulul? Kui selles ei olnud, üllatav oligi, et ei olnud selles mõttes, et ma tundsin, et mul nagu midagi kaotada ei ole. Ma tol hetkel ei esindanud ka nagu Eestit, mul ei olnud nagu mingit hirmu, et kui ma nüüd ebaõnnestun, siis mulle keegi kallale tuleb, et nagu tegelikult oli Eesti Laulu näite oma nahka nagu mängus ja endale võimalik marki teha ja siis mul oligi nagu seal lava taga enne, kui see eesrii avanes, siis oligi selline tunne, et kas mul tekib nüüd viimase hetke närv või siis ei juhtu mitte midagi. Ja põhimõtteliselt ei juhtunud ja selles mõttes, et nagu vist ongi niimoodi, et erinevaid mingisugused projekte tehes, kas kusagil mingisugused galakontserdil laules või kellegi mingisugused laule esitades, kui ma ei tunne ennast nagu päris kodu, siis mul ei ole nagu millegi peale toetuda, aga kui mul on nagu enda muusika, siis mul igasugune närv on nagu kadunud. Ma tean, nagu, et ma olen harjutanud, mul on see selge, et nagu närv ei ole põhjendatud. Ja see esimene versioon siis sellest, mis me selle tolle õhtu jooksul tegime, see oli nagu täiesti kaine ja ilus, aga teine versioon, mis me siis pidime pärast esitama võitjatena juba, on ju. Me muidugi ei arvanud, et me üldse pretendeerime mingile kõrgele kohale, et 4. kohta pakkusin endale ise võib-olla kõige paremal juhul. Ja siis me jõime seal ruumkoolat, kuna seal oli open bar nii-öelda siis, et ja see viimane versioon, mis on tegelikult vist rohkem vaadatud versioon, see on ikkagi tehtud ikka korraliku nagu promilli all, et ma tõesti ei teadnud ju, et me peame uuesti minema. Mul oli selline tunne, et okei, et vägev, et selles mõttes mees metsast tuli ja tegi ja saab siin esiviisikusse võib-olla, kui hästi läheb, siis alguses minu meelest see kohe me ette ka nagu ei rebinud, aga 6 ruumkoolat ja 2 shotti tegime. Nojah, kui nüüd hakata ajaloo annaale uurima, siis žürii käest saite 8 punkti, ehk olite 3. Rolf oli Maagilise päevaga 2 ja Lenna oli Rapuntseliga 1. Lenna oli muidugi suur favoriit, aga juba esimeses voorus telefoni hääletusel saite 19 häält vähem kui Lenna. Ja ta on sellele saite superfinaali. No sel hetkel, kui selgus, et olete 2 parema seas, kas siis korra lõi kaineks ka või? Ei, no ma ikkagi olin selle stsenaariumiga olin leppinud, et me teiseks jääme. See tundus ka ikkagi nagu lahe, et ei uskunud küll, et sealt võiks mingisugune triumf välja tulla. Jah, aga tuli 54% häältest, 12 000 häält 10 223 vastu. Ja siis tuli siis minna natukene jommis peaaegu uuesti seda laulule esitama. Ikka korralikult jommis, selles mõttes, et olin ka palju kõhnem ja selles mõttes vähem alkoholi oli sooltest läbi käinud, et selles mõttes 6 trummkoolat ja 2 shotti sellisele 60-kilosele poisile, tunni ajaga umbes veel ka, nii et Taavi, selles mõttes ma olin ikka purjus, jah.
toona oli vist Eesti Laul veel Eesti Televisiooni stuudios või oli juba kuskil väljas? Ei, ta oli selles, mis iganes selle koha nimi on, Nordea oli ta vahepeal on ju, nüüd on Nokia või vahepeal veel muudetud. No ühesõnaga seal solar. Mis iganes see sama. Sakala keskus. Just, Sakala keskus. Aga mis seal saalis siis nagu toimus? Kas sa tundsid ka, et mingisugust sellist kahinat, et kuidas see laul nüüd võitis või teiste osalejate seast või mis seal toimus? Ei, ma ei kuulnudki selles mõttes, teised osalejad vist mingisuguse ringvaate sellise punkti andmise käigus vaatas, iga aasta on selline nii-öelda selline mänguline, kus kõik annavad punkte ja mõnel juhul antakse oma sõpradele ja inimestele, kellega on rohkem projekti tehtud ikkagi nagu kõrgemad punktid ära, siis me olime nagu võrdlemisi võõrad, on ju, ma sealt mõnda inimest tundsin teistest bändidest, aga minu arust saime nagu nende poolt ka võidu, et ja naljakas oli see, et seda läbi mängus valiti ka nagu meid läbi mängima seda nii-öelda võidu siis stsenaariumit, on ju, mis oli see, et ühe korra me nagu olime nagu tegelikult juba selle läbi teinud. Mis sa mäletad sellest, kui oli siis kollektiiv kaineks saanud ja tuli järgmine päev? Ma mäletan, vist oli järgmine päev, Tartus oli kontsert vist ja siis see oli kusagil Genialistide klubis. Bussiga ma sinna sõitsin. Ja ma olin teinud selle vea, et ma ei rääkinud selle korraldaga nagu mitte mingit varianti läbi raha kohta üldse, on ju. Nii et seal oli ikkagi nagu saal nagu megalt punnis täis ja ma mäletan, et võrdlemisi vähe maksis nagu, et see jääb tema hingele. Ma mäletan selles mõttes. Aga siis, kui tuli hakata arutama, et nüüd mehed on vaja Eurovisioonile ka minna, mis sa sellest mäletad? Kas kuidagi üritati teid siis ära klanida ka ja ära kammida? Jah, kammiti ära ja kusjuures ma mäletan, et ma ei tea, miks ma sellise asjaga nõus olin, aga mingi toon vist mul blondeeriti juuksed ka. Ma nii või naa olen selline tüüp, et mul, kui natuke päikest saan, siis mul läheb selliseks plaatina blondiks nagu, ja näeb juba nagu imelik välja. Ja aga millegi pärast, kas see oli siis tolleaegsed delegatsiooni juhid arvasid, et see näeb parem. Võib-olla nägi ka, ma ei tea, võib-olla koledam on veel, kui poleks rünud, aga igal juhul ja mis oli, jälle pean nagu väikse nagu kivi viskama. Kapsaaed oli, millele ma poleks pidanud, see juuste värvimine, okei, see oli cool, see oli lahe. Aga see, et me lasime selle passi ära vahetada mingisuguse klaveriga, no see on jama. See oli jama. Et kui ma täna saaks uuesti minna, siis pass jääks. Aga ühesõnaga siis delegatsiooni juhid tulid nii konkreetselt peale, et kuule vahetame ära. Nad olid umbes, et äkki Euroopa ei saa nagu aru, et kuna seal loos tegelikult passi pole, on ju, siis see tants, mis see minimalistlik oli ja nagu ta nägi nagu kentsakas välja, selle asja point tegelikult oligi. Et äkki Euroopa ei saa aru. Panime klaveri sinna, Euroopa ei saanud ikka aru. Mis vahet selle kokkuvõttes oli, on ju. Aga meil on käinud siin Eurovisioonile osalejad, kes räägivad ikka sellest, kuidas tehti tantsutrenni ja trilliti kuude kaupa ja võeti alle ja nii edasi. Et mida sina mäletad veel nendest vahepealsetest kuudest, mis jääb Eesti eelooru ja Eurovisiooni vahele? Seal väga palju nagu vahele ei jäänud. Ma mäletan, see aeg oli võrdlemisi üürike, kui mul see oli nagu selline palju lubav tüüp olin peale seda, enne seda, kui nagu see... Vaatan 2,5 kuud, 12 märts on olnud. Oli nii pikalt või? Mulle tundus nagu lühem see aeg. Et kuidagi oli see, et tuli ebaproportsionaalselt palju nagu igasugused intervjuusid anda, sest me oli nagu tulnud nullist ja ühelegi ajakirjale nagu ühtegi intekat andnud, nii et see oli võrdlemisi ikkagi selline tihe aeg, tegime veel plaati ka, et tegelikult nagu korraks oli siuke tunne, nagu oled nagu mingisugune ma isegi lugesin ühte artiklit, kus oli, et Eesti nõutum artist, mõtlesin küll, et mis asja. Et no ei ole ju selles mõttes, aga korraks me olime nagu liiga palju pildis, ma arvan, et sellesse aega jäävad nagu võrdlemisi piinlikud intekad ka ja kus sai tehtud nalja, aga kus, ütleme, et andsin võimaluse nagu tõlgendada nagu teistmoodi ennast, kui meil küsiti peale Eesti Laulu võitu, et miks te võitsid, siis ma olin, et noored mehed, et seksi täis. Ja ma teeksin uuesti seda, see oli naljakas. Aga selles mõttes võib-olla lihtsalt ilma hääletoonita ja trüki musta peal see nagu võib tunduda nagu midagi muud. Sel aastal Oslos oli Eurovisioon, eks? Sul on õiged andmed. Oli äge ka minna Norrasse, oli see kuidagi midagi teile nagu asi iseenesest või? Ma ütlen ausalt, et Norrasse pole ma enne ega pärast sattunud, sest see ta on selline kallis Rootsi, on ju. Ja selles mõttes Rootsi on see, millel sarnaselt me nii mina ise oleme ka, on ju, selline vaene Rootsi.
et seal nagu selles mõttes nagu nii palju mingit kultuurilist elamust ei olnud, muidugi seal olid muuseumid ja asjad, aga tol hetkel ma nagu nii väga suur kunstifanatt ei olnud või see oleks kindlasti leidnud veel tegevust, aga linnapildis oli ikka võrdlemisi igav ja kallis, hästi kallis. Et šokolaaditahvel, kas meil sel ajal olid juba eurod või ei mäletagi. Igal juhul absurdsed hinnad need igal juhul olid ja see päevaraha oli seal täpselt siukene, et sellega võib-olla oleks saanud kusagil Põlvas elada nagu päeva ära, aga mingi 30 eurot või midagi sellist. No 32 eurot on tavaline taks ikka päevarahade puhul. Just, siiamaani sama on see või? Nüüd on vist 50 ka. Okei, no igal juhul ühe korra päevas umbes süüa saime ja siis seal hotellis me mäletan, Jaanus Saago pani endale mune alati taskusse. Panime ka lihtsalt sinna hea krõbistada ja põdravorst oli ka kaasa võetud sinna. Igal juhul Norra nagu peale seda võistlust me käisime korra seal fjordides ka, vaata see oli võimas, aga muidu linnapildis ja selles mõttes muus mõttes oli selline võrdlemisi ka kallis Rootsi, et ei midagi erilist. Aga pidu ka panite ikka? Ikka panime, aga selles mõttes seal tuli hoida, sest seal oli nagu nii palju kogu aeg mingit proove ja mingit jama ja samamoodi ma saan aru, et intervjuusid tuleb anda, aga tegelikult nagu tuleb ikkagi nagu valida, et kellele, et mul omal ajal ei olnud ei selgroogu ega oskust enda eest seista, et ma oleks pidanud lihtsalt canceldama ära mingisugused tüübid, kes suvaliselt diktofoniga tulid kusagilt mingisuguselt saidilt, mida mitte keegi kunagi ei vaadanud ega lugenud, on ju, et või paarsada inimest lõpuks nagu nägi see intervjuudes, see võttis lihtsalt nagu mõttetu energia ja need oli seal nii palju lihtsalt, et oleks pidanud lihtsalt ütlema ei, võtma suuremad asjad vastu, et see oli väsitav. Aga toona sa siis tundsid ka seda, et ma ei tea, Purga või kas Norvet oli ka kaasas siis juba? Ja. Et nad nagu võtsid su ikkagi näpu otsa ja siis viisid ühest kohast teise või sa olid nagu enda eest seal väljas? Ei, ma selles mõttes nagu tegelikult tegi tead tööd, et ma ei taha kedagi kritiseerida, aga lihtsalt ma ise oleks võinud mingitel hetkedel öelda, kui ma tundsin, et ma olen väsinud, siis oleks võinud öelda lihtsalt, et kuulge, ma ei viitsi ja ega igale vastuvõtule ju ei pea minema, selles mõttes kõik olid toredad ja seal oli süüa-juua, aga lihtsalt õhtu otsa isegi siis, kui sa nagu ennast pumbaks ei tõmba, pead isegi on ju, siis ikkagi nädal aega järjest nagu 2 jooki ja kell 1:30 magama nagu väsitab ära kõige muu kõrvalt, et seal tõesti proovid 2 nädalat järjest. Et jah, ei, ma olin ikka täitsa laps siis ju, ma olin 21, et siis oli mul ikka emetissit vaja veel. No kui sa siin Eesti Laulu peaproovist rääkisid, et seal üks mees keeras teistpidi ja nii edasi, et kuidas siis seal Eurovisioonil oli, kas proov oli ikka tõsine töö tegemine või sai seal ka nagu lõbutusele natuke sõpradega? Ei, ikka sai, muidugi teeme selles mõttes, pulli sai kõvasti selles mõttes, kui sa paned 6 noort tüüpi mingisse hotelli kokku, kõik on lõbujanused ja käisime ööelu avastamas ka päris korralikult seal, et nalja sai kõvasti, võib-olla konkreetsemaks ma nagu liiga palju minna ei saa, sest võib-olla mõni inimene vihastab, aga sealt ikka sai nalja päris korralikult, selles mõttes, et kes see vihastab, mõni eestlane või? Mõni meie delegatsioonist äkki, et seal oli selles mõttes räägis ilma nimedeta. No seal oli üks, tegelikult on see ilmunud meedias ka ja ma iseenesest nagu rääkisin ka nagu läbi, et kas ma tohin sellest rääkida, aga seal ikkagi nagu, me panime ikkagi hullu, et selles Euroklubis oli siis neil artistidel alati ette nähtud vist 5 või 6 jooki. Ja kuna seal igal pool mujal oli nii kallis juua, siis see Euroklubi oli selles mõttes suht nagu ainuke variant, kus ennast nagu lõbusest tujusse saades. No tegelikult kui sa 2,5 nädalat seal koha peal oled, siis muidugi enne ja pärast seda võistlust ennast segi tõmmata oleks nagu olnud loll. Aga lihtsalt selles mõttes, eks seal sai ka nagu võetud ja mitte vähe. Igal juhul see Euroklubi oli selline koht, kus oli siis meil ette nähtud ka mingisugune üks esinemine. Ja see on vist üks väheseid kordi, kus on tõesti nagu mu publikuks olnud ainult mehed. Seal oli 3 naist oli ka seal klubis ja need olid paaridaamid. See oli selline koht, me jäime seal nagu joogid 5-6 jooki hästi kiiresti ära, läksime siis mujale nii-öelda Norra öölu avastama. Meenub, et tollaegne girlfriend siis luges mulle ka sõnad peale, kui 8,5 nädalaks saadad siis oma 20-aastase boyfriend'i saadad Norrasse, et vaata, et sa siis ei peta seal, on ju, et mul ei tekkinud isegi võimalust Norras, ma ütlen ausalt nagu, et jah, selline see Norra oli. Oota, keda see lugu nüüd solvama pidi?
Ei, selles mõttes see ei pidanud solvama kedagi, selles mõttes, et seal oli lihtsalt üks olukord, kus kui me poolfinaalis edasi saanud, siis ma ei saaks öelda, et see nagu nii väga kurb oli, on ju, aga kõigil nagu kerge pettumus ikkagi oli hinges, on ju, et me ei kujutanud ennast Eurovisiooni võitjat ja nii edasi, aga kuna, kui te võite ka järgi vaadata selle võistluse, see oli tõesti väga jube aasta. Selles mõttes selles poolfinaalis oli võib-olla julge kolmandik oli võib-olla lugusid, mida üldse nagu kannatas nagu lõpuni kuulata. Et see oli kõige suuremat sellist eurokräppi, umbes 2/3 ja ma nagu ei näinud oma peast kui seda, et maailm nagu nii ebaõiglane paik on, et sinna finaali meil kuidagi nagu asja ei ole või, ja ka ometi me ei saanud sinna ja kerge siuke pisarat mul ei tulnud selles mõttes, aga nagu tuju nagu väga kõrge ei olnud. Ja siis Jaanus Saaga võttis endale selle tiimi lõbustamise nii-öelda siis lõbustamise eesmärgiks endale ja siis pani selga banaanikostüümi, millega me olime enne ka, kus andnud veel Ringvaatele samal päeval intervjuu. Mart Norvetil tuli siuke idee, et ostaks banaanikostüümi ja annaks Ringvaate otse-eetris intervjuu, kus mina olen banaanikostüümis ja Jaanus Saaga võttis selle endale pärast ja siis ta ikka tõmbas mõnusalt käima, ta varastas mingite Ukraina tüdrukute käest või okei, ta röövis isegi mingisuguse kilekoti täie hot dog'e. See on selline suur kilekott täis nagu pikki vorste ja tuli sellega lihtsalt naerdes. Ja kaasa võetud brändi me jõime ka ära, vist see oli Mart Normet tema, ma arvan, et see oli. Kui ei olnud, siis vabandust, Mart. Igal juhul ta võttis lõbustamise enda peale ja igal juhul nalja sai tol õhtul kõvasti, sinna Euroklubisse banaanikostüümis ta läks ka ja meist kauemaks ta sinna ka jäi ja mäletan, et üks artikkel oli ja mina ei tea, kas see päriselt nii oli, võib-olla ta luuletas juurde, aga väidetavalt oli maganud ka seal kohaliku ooperimaja katusel mingi aeg, et nii et uputasite oma kurbuse kiiresti? Jah, ma arvan küll, et ei olnud nagu tegelikult väga pikalt kurb olla ka, sest kas me plaat vist ilmus 20. nii et kui me tulime tagasi, siis meil olid põhimõtteliselt kohe olid ka esikad Eestis, et iseenesest see oli nagu positiivne emotsioon. No kui Eurovisiooni ajalugu vaadata, siis see vist oli ikkagi see periood, kus muusikalises mõttes oli Eurovisioonil madalseis. Võib-olla ei tahetudki sellist muusikat kuulata. Ma ei tea, võib-olla see on kõige rohkem selline muusika, kui mõtled nagu sa mõtled eurotümoka peale, mida kusagil raadiotes võib-olla ka nagu nii palju ei kuule, et see on ka mingi eraldi žanr lausa, et sellist jubedat muusikat oli sel ajal küll võib-olla mõni aasta varem ka veel ja hiljem ka, kuigi võidulaulud on alati olnud sellised pigem klassikad poplaulud. Et jah, kui kas või mõelda viimase aasta peale tagasi, siis ikkagi väga vähe oli kordi, kui nagu see grotesk ületas nagu sellise piiri, et nagu ütleme ausalt, et ma tahtsin ka nagu kas siis hääle maha panna või siis panna Kanal 2 peale. No aga te ka ikkagi ju tegite natukene pulli, et üks mees kukkus pikali seal lava peal. Ja see oli kusjuures minu meelest Mart Normeti idee isegi, et siiamaani ma tean kusagil ringkondades nagu spekuleeritakse või umbes aastas paar eurofänni mul ikka kirjutab, et kuidas sellega, mis lugu sellega ikka oli. Et kas see tüüp on elus või? Et Mart oli siis oma isalt, kes on tuntud teatritegija, oli õppinud kunagi lava kukkumist, nii et me Kristjan Knighti siis välja õpetasime korralikult ja päris nagu spontaanselt siuke idee ei saa ju tekkida, sest oleme ausad, see oleks võinud mingisugune hädaolukord välja kuulutada selle peale, on ju, et ikkagi informeerimisime kogu seda meditsiinilist personali, keda oli seal ka päris palju, et igal juhul jah, ühe korra me tegime seda, et me proovi sellele ei teinud, et enne lihtsalt lavaproovi nii-öelda ei teinud sellega. Et see pidi siis üllatama. Nii et siit on juba välja koorunud, et Malcolm Lincolni Eurovisiooni esitusel oli Eesti teatrikorüfee Ingo Normeti mõjutused. Jah, kindlasti ja selles mõttes kasvatas ju toreda poja ka, nii et selles mõttes on kaudselt on ta mõjutanud kogu Eesti Eurovisiooni. Absoluutselt. Kui vihane oli Eesti rahvas, et Malcolm Lincoln ei pääsenud edasi? No ikka oli ja see üritati nagu selles mõttes suuremaks puhuda, sest inimestel nagu ammu enam ei olnud Eurovisiooni tähtis, kui näiteks peale Everybody võitu või Sahleni seda 3. kohta, see Epliku nii-öelda siis selline ennekuulmatult halb nagu koht, et nüüd rahvuslik häbi ja ma ei tea, et seda üritati nagu suuremaks puhuda ja iseenesest ma oleks võinud ka ju olla vait, on ju, aga kokkuvõttes ma nagu mõtlen ka, et ega tegelikult kõik, mis ei tapnud
ja see mind ei tapnud, tegi mind tugevamaks, et ma andsin nagu iseenesest ainest ka või seda võimalust tõlgendada ennast nagu täiesti teistmoodi, et mäletan, mu käest küsiti mingisugune Õhtulehe Leemet, kes jättis oma mappi veel lennujaama ka, kus tal oli ka nagu sellised nõmedad mingisugused kommentaarid veel ja lisaks nagu ta läks ära, onju, ja tal oli mingisugune mapp sinna jäänud, kus oli eriti nõmedad kommentaarid veel umbes nagu välja kirjutatud, et ta oli nagu valmistanud, et kuidas ta meie käest neid küsib, aga õnneks ta selleni ei jõudnud. Igal juhul küsis, et mida sa ütleksid, Robin, neile inimestele, kes nõmedalt sõimavad ja ropendavad ja kiruvad siin maapõhja, onju, siis interneti kommentaariumites, onju. Ja mina ütlesin, et ma ei tea, see on mingi põhjakiht, et küsimus oli inimesest, kes põhjendamatult sind kusagil maapõhja kirub. Ma arvan siiamaani, et seda teeb nagu täielik kelts, onju. Aga sest normaalsed inimesed ütlevad oma kriitika välja, aga nad ei pea kedagi solvama. Aga see oli Õhtulehe Kaanel, mis peab siis tänama Koorbergi selle eest vist, onju. Tema oli tol ajal peatoimetaja, nimed on mul meeles. Nimed mul jäävad meelde. Mul on ikkagi nimed meeles. Et Robin Juhkental kritiseerib ainult põhjakiht, mis on tegelikult siuke asi, et ma mõtlen küll, et tol korral oleks pidanud ikkagi pressinõukogusse sellega pöörduma, sest nagu mingis mõttes on keeras mul järgmised 3 aastat ikka täiesti nagu pekki. Mis see tähendab? No ma pidin ikka käima nagu huudiga ringi linna vahel, et kakelda sai korralikult. Tänu sellele olen ma ka nüüd treenitud mees selles osas. Sa räägid päris tõsiselt, et tuldi kallale. Ja no ma olen seda kunagi rääkinud ka, aga mingi hetk oli ma ei mäleta, kas Steppani saates või aga seda, mis suure kellaga nii-öelda panna on, aga samas kui me räägime sellest teemast, siis tegelikult nagu tasub natukene mõelda küll, et kas nagu ma saan aru, et artistil on vastutus, on ju, aga selles mõttes nagu tõesti mingi 22 korda vist ma pidin ikkagi ennast nagu kaitsma ja mingid korrad ma ikkagi nagu jalutasin ka ära, et kui võimalik oli, siis ma üldiselt väldin üldse nagu füüsilist konflikti ja kedagi esimesena ei löö, aga on olukordi, kus sa ei saa ära põgeneda või kui oled ennast ka nagu nii-öelda nii julgeks ja nii egoks napsutanud, on ju, et lihtsalt mõtled küll, et nüüd ma nagu näitan siis ka, et koha kätte, aga jah, et need olukord oli. Ja tulidki tegelased ja ütlesid, et näe, see on see Juhkental, kes Eurovisioonil põrus ja siis veel hakkas sõimama ka meid. Anname talle peksa või? No isegi ma ei ütleks, et keegi nagu nii palju põhjendas, oli lihtsalt, et see tüüp on ju. Ja mingid naljakad olukordi on ka muidugi olnud, üks, et kõndisin Vabaduse väljakul ja siis tuli mingi täielik, niisugune asotsiaalparm on ju, kõnnib must mööda. Mingi 5. päev ilmselgelt oli käimas ja see oli nagu selline ilus lugu, et ma olin tol hetkel tegelikult, see on nagu naljakas küll, aga iseenesest tegelikult inimene, kes pidevalt peab ennast nagu kaitsma või vaatama selja taha, selles mõttes ikkagi võib jätta psüühikale, kui ma oleks nõrgema psüühikaga inimene, selleks võin mulle jätta nagu väga suuri jälje, ilmselt mingisuguse jättis ka, aga selles mõttes päris vastik on tegelikult niimoodi. Aga igal see paar minust mööda kõndis, siis vaatas mulle niimoodi silma, kui sa oled see, kes Eurovisioonil kaotas või? Ja mingi teine kord oli, kus ma arvasin ka, et ma saan vastu hambaid. Aga tuli siukse, six-pack on 6 õlut, on ju. Yeah. See on mingisugune papist raam, seda need üldse seal kinni peaks hoidma, on ju. Tuli selline mees käes see raam siis nii-öelda, 2 õlut selle rippumas. Vaatab otsa. Sa oled Eurovisioonil käinud, sa oled see. Kurat, hea lugu oli. Selles mõttes, et see kiitus tuli nagu sellest kohast, kus ma nagu ei oodanud. Mõtlesin küll, et kui sinine inimene mind juba kõnetab, siis aga näed, ei ole kõik joodikud midagi pahatahtlikud. Mm-hmm. Kuidas muusikalises mõttes siis see kõik edasi läks pärast Eurovisiooni, kui tõesti teil kohe ilmus album ka, samas sa olid kogu Eesti välja vihastanud? No kas kogu Eesti, ma arvan, selles mõttes lihtsalt mingisuguse osa Eestist, kes kujundab enda nagu siis arusaama maailmast kollase meedia kaasabil või siis läbi kollase meedia. Et selles mõttes ma arvan, et jah, ega see need positiivsed uudised nagu liiga palju ei olnud, ikkagi tõmmati nagu pigem ikka nagu vesi korralikult peale. Plaat võeti nagu hästi vastu, et seal kriitikute poolt sinna Ekspressi edetabelisse ka minu mõist pääses. Mitte nüüd päris toppi, aga ikkagi üsna kõrgele kohale. Esikad läksid ka nagu hästi, aga iseenesest mulle tundus jah, et see mingis mõttes oli see nagu algus, aga samas nagu lõpp, et mingite inimeste jaoks olime igavesti pitseri külge saanud, et olin see tüüp,
kes tegi mingisugust imelikku nutulaulu, millest siis Euroopa ka aru ei saanud. Et iseenesest teist plaati ei ole tulnud ja tõenäoliselt ei tule ka, kui mul päris aru ära ei kaanud. Aga selleks hetkeks oli juba Universalist ka kõne tulnud, jah? Ja. Meil oli 20. mail oli see plaadi nii-öelda ametlik siis ilmumise kuupäev üle maailmada siis neis voogedastusplatvormides ilmus ja 21 oli siis see Eurovisiooni poolfinaal. Et nagu album oli juba enne väljas. Ei, võeti mingis mõttes hästi vastu ja selles mõttes ta nagu vist Eesti mõistes nagu alternatiivse plaadi kohta nagu see suur promo muidugi sinna juurde võib-olla nagu ei saa öelda, ta nagu meeletult kogused müüs, aga ta vist müüs umbes mingisuguse poole sellest Ott Leplandi esimesest plaadi tiraažist, mis on tegelikult nagu sest Malcolm Lincoln ei mänginud ei raadiot on ju peale selle ühe loo midagi ja ega seal sükest lugusid nagu tegelikult väga palju ei olnud ka, mis oleks nagu iseenesest sobinud, et ta oli ikkagi väga alternatiivne muusika, ma ütleks isegi võib-olla Universal on peale Röövelööbiku veel andnud see nagu midagi alternatiivset välja. Et kui nišibändidest võib-olla, mille nagu suurem turg on, võib-olla nagu Metsatõll võib-olla läheb sinna kanti, aga mulle praegu tundub, et ammu küll ei ole sellist nagu riski võetud. Kuidas see koostöö nagu Universaliga välja näeb ühe artisti jaoks? Ma saan aru, et tänu nendele tõesti igal pool see album ilmus, aga kas siis tuleb mingi hetkel mingi tagasisede ka või kuidas see asi väikselt ära sumbub? Ma ei tea, selles mõttes mingisugune Soome tüüp sealt põhikontorist käis alati ja tema kaardiga käisime ka igal pool ööklubides napsu võtmas on ja toredat juttu rääkis küll, aga ilmselt ega siis kui potentsiaali nähakse väga palju, siis ilmselt see nagu pannakse sisse ka, aga austes eks need jutud nagu pigem jäid, et ise peab ennast muidugi liigutama, aga ma arvan, et selles faasis, kui sa oled juba Lady Gaga, siis plaadifirmal on nagu mõtet sinusse investeerida, aga lihtsalt igasuguseid Eurovisiooni põrujaid või kui me ütleme ausalt on ju, siis sinna mingit finantsi alla panna või ma arvan, et ma ise plaadifirma omanikuna seda ka ei teeks või mingi juhtiva koha majandajana, siis jah, ma arvan, et ma ei oleks ka kuidagi hullult tõstnud, et igal juhul mina seda nagu ei tunnetanud, et olid igate moodi abiks, aga selles mõttes mingisuguseid tuure või mingeid suuri asju nad meie jaoks nagu korraldama ei hakanud ja tõenäoliselt siis lihtsalt ei näinud seda potentsiaali või seda mingisugust müügiartiklit seal. Aga kuidas siis on? Kas ühel hetkel saab see leping, mis on allkirjastatud otsa või siis lihtsalt Soome tüüp enam ei tule ja krediitkaarti anna? Ma ei tea, selles mõttes, et kui alguses meil oli ikkagi jutt nagu teisest plaadist ja ka siis ma ise ausalt nagu minu enda taha see tegelikult ikkagi jäi. Ma saan, et neil huvi seda avaldada oli isegi vist pressiteates välja, see sai öeldud aastal 2011, aga ikkagi kuidagi nagu siuke tunne endale sisse, et ma ei ole nagu rahul ja täpselt samamoodi nagu muusikat teha ma ka nagu ei näe mõtet, et tegime bändi vist ikkagi aastani 2014 veel ja mingisugust nagu arengut selles osas ma ikkagi nagu, ma ütlen muusikas mõttes oli mul seal ikkagi Eesti parimad muusikud, et praegune Taukari bändi trummar Hans Kurvits, kes on täielik virtuoos trummidel, klahvi mängis Jakob Juhkam mingi aeg ja bassil oli Johann-Aleksander Petti ja siis hiljem oli klahvidel Uku Kübar, et mida laivimaks see läks, seda rohkem mulle tundus, et see nagu ei tööta inimeste jaoks. Et kui kaks mees CD-ga väikses saalis, nagu 400-500 inimest oli see nagu inimeste jaoks okei, aga sa tead, kui sa tahad nagu päriselt bändi teha, seda sama nagu selles mõttes nagu tightnessi või selles mõttes nagu seda sama nii-öelda paika loksumist saada kätte, mis sul on nagu plaadi peal olnud, siis eeldab nagu väga palju rohkem tööd ja seda, et sul on seal mitu inimest bändis ja et see bänd ära majandada, see on palju keerulisem. No mulle natuke jääb su jutust mulje, et sa ei ole väga bändimehe mentaliteediga, et sa oled siuke ise rügaja. No mul ei ole selles mõttes ju, minu siiamaani kõige edukamad asjad on need asjad, kus ma olen olnud siis nii-öelda kas nüüd ego selles mõttes, aga mis ma olen üksinda teinud, et mingis mõttes töörüga ja ma arvan, et kui sa nagu mingi asja lõpuni ise teed, siis ja enam okeilt või hästi, siis on täpselt piisav töö hulk sinna pandud ja ma arvan, selles mõttes, muusika on ka siuke asi, kus ei saa nagu töötunde või ei saa kirja panna neid niimoodi, et see tulemus nagu kuidagi proportsionaalselt oleks
siis kui sa tegid 200 tundi oleks parem ja selles muusikus eriti veel, nagu seal ei ole selles mõttes ju, see ei ole nagu free jazz või see ei ole nagu bebop, kus on vaja nagu olla maksimaalses nagu võimekuses interpreet, on ju. Et see on intuitsioonimuusika ja intuitsioonimuusik ma olen siiamaani, et ma arvan küll mingit pille mängin natuke paremini kui aastal 2010, aga iseenesest jah, ilmselt kuna selle projektiga niimoodi oli, et mina selle esimese plaadi peal kõik lood peale ühe kirjutasin täiesti üksinda, siis ma nagu ei näinud seda ka, et sellest nagu mingit bändi välja kasvaks. Seal olidki mehed, kes mängisid ja hästi mängisid, aga mingisugust nagu loomingulist stiimulit liiga palju teise poolt ei tulnud. Vaatamata sellele karmile õppetunnile ja sellele, et sul oli 22 intsidenti, nagu sa ütlesid. No võis olla midagi sinna kanti. Ma mäletan, ma päris seina peale nagu kraapsu ei teinud, aga need oli ikkagi nagu korralikult, jah. Olid sa aastal 2012 kooslusega Malcolm Lincoln jälle Eesti Laulul? Miks? Selles mõttes tundus, et oli nagu selline, et oli tore lugu, iseenesest võidulauluks seda ei pidanud, aga lihtsalt nagu kas või näidata lihtsalt, et see ei olnud nagu üks kord, sest peale seda kui ma olin kõigile ajakirjadele ja ajalehtedele intervjuud ära andnud aastal 2010, siis nagu tegelikult ega ma väga meediaga ei tahtnud nagu suhelda ka peale seda, mis tuli nii-öelda ja iseenesest ega need sellised neutraalsed mingid pakkumisi, kus lihtsalt minust kui muusikust oleks tahetud rääkida. Ega need nagu liiga palju ei olnud ka, et ma arvan, et võib-olla ka natuke nagu pildi saamise mõttes oli seda vaja, et iseenesest ma nagu igal juhul lähen mitu korda rohkem või selles mõttes kas või 10 korda uuesti Eesti Laulu selle asemel, et näidata siis oma mingisugust kodu või kallimat, et ma kunagi kõiki need lolle asju teinud ja ausalt öeldes, et siiamaani okse sellest nagu oksemaik on siiamaani suus, et pigem olla siis ikkagi muusika ja vähemalt mingisuguse kas või ühe uue looga pildis kui sellega, et vahetasin girlfriend'i või ostsin uue auto. Ja aastal 2015 põhimõtteliselt sooloartistina sa käisid ka, eks, Eesti Laulul? 2015 oli ka, aga ma võib-olla ütleks, et neist kõigist kordadest, kui ma olen käinud, oli see nagu kõige rohkem tegelikult ikkagi nagu bändi lugu, et küll oli seal selles mõttes nagu ka Holger Marjamaa kusjuures, kes on väga tunnustatud džässpianist, kes on tol hetkel väga hea sõber ja siiamaani on, kuigi nad elab Manhattanil ja teeb seal ilma ja oli temaga, käsi oli seal mängus, sest mul oli mingisugune algne harmoonia ja mingisugune meloodia ja temaga koos me siis seal Teatriakadeemia Muusika- ja Teatriakadeemia siis ühes saalis panime mingi kondikava paika ja siis mul oli tekkinud mingisugune bänd, millel oli oma loomingut ei olnud ja kus kõik tüübid olid hästi skeptilised üldse, kas sinna mingit loomingut saab tekkida, sest nad ilmselt minust mingisugust potentsiaali ka nagu laulukirjutajana väga ei näinud või ühesõnaga meil ei klappinud nagu ei iidolidega ega see muusika maitse nii palju, aga alati suurt funki ma olin tahtnud teha ja iseenesest nagu see lugu on vist kõige rohkem selline, kus on minu autorlust kõige vähem. Ühesõnaga väga loogiline lause oli praegu, aga see on kõige rohkem kahasse kirjutatud teiste meestega. No millised emotsioonid on sul jäänud nendest teistest kordadest Eesti Laulul, kui sa ei võitnud? No võidu emotsioone ei ole. Teisi, see on selge, on ju. Ei, ma ei tea, pigem sellised positiivsed, et kõik oli siuke, et ma ei tundnud, et mul oleks nagu liiga tehtud ja selles 2015. aasta ma võib-olla kõige rohkem just oligi nagu kasu oli nagu bändile, et Malcolm Lincoln oli selline bänd, mis korraks oli igal pool nagu pildis, seda pidi olema, sest selles mõttes oli vaja intekat kätte saada meedial, aga ma ei näinud seda kuidagi nagu selles, et oleks mingisugust hull poppi tulnud või et kui mingi popp tuleb, siis ma siiamaani ootan seda igal juhul. Aga et need kontserte oleks kuidagi hästi palju olnud, et oligi nagu üks kontsert Tallinnas, teine Tartus, niimoodi 2 kuu jooksul ja kui juhtus mõni hull firma olema ka, kes meid tellis mingitel suvepäevades, need mõnikord oli, aga üldiselt nagu see ei väljendunud kuidagi selles, et ma oleks nagu olnud kalender hästi nagu täis, et selle suure bändiga oli ikkagi mingisugused suved ikkagi järjest tegelikult oli pulmi päris palju ja et oligi siukene tantsitav ja siukene võib-olla vähem niši bänd, et lihtsalt siukene, kui sul on nagu suur bänd 3 või 2 toru ja selles mõttes nagu siis seal ja võrdlemisi andekad muusikud koos, siis selles mõttes seal on võib-olla see musikaalne selline meeldimisosa on nagu võib-olla vähem küsitav, et iseenesest ta nagu töötas päris hästi, et seal oli 1/3 oma muusikat ja 2/3 siukest toredat funki, mis minu meelest nagu sülti kuidagi ei meenutanud, et ta tuli kasuks kindlasti kõvasti.
aga kuidas siis firma suvepeol Malcolm Lincoln mõjus? Mõjus niimoodi, et ma ei mäleta, kas see oli, ma võin nüüd eksida, aga minu meelest see oli LHV suvepäevad ükskord oli, mida korraldas siis Aleksander Ots ja läksime, võis olla see Muhus või? Ostas mul praegu mälu, mingi saare peal see igal juhul oli. Kõik mehed võtsid särgid ära. No mis saab üldse suurem ovatsioon olla veel, on ju? Absoluutselt. Ja. Praegusel hetkel, kui palju on Robin Juhkental artist, muusik? Artist päris kindlasti ja alati ja selles mõttes, et kui sa oled sündinud artistiks, siis sa jääd olla lõpuni selleks, on ju. Pole küsimust, küsi kas või Philipp Kirkorovi käest. Annaks selle sama vastuse, ma arvan, aga muusikat ma nikerdan selles mõttes, et mingis mõttes on nagu see küsimus, et ma ei saa aru, et kus on su silmad kõrvad olnud, et Robin Juhkentale kunagi ei andnud rohkem plaate välja kui viimase aasta jooksul. Siis Metronomiga on 2 plaati ilmunud välja, aga ma eeldan, et see oligi nagu selline retooriline, et sa ju tead kõike. Mina tean, aga kuulaja ei tea. Fänn ja mõlemad plaadid on siin laua peal ka su tornis koos ajalehe väljalegedega siis Robin Juhkentalist. Just. Aga et muusikat ma teen ja nüüd saab näha, on tulemas mingisuguseid huvitavaid katsetusi. Mulle meeldib teha nagu asju, mida mult nagu ei oodata. Et kui mult oodati vahepeal nagu Malcolm Lincolni teist plaati ja midagi samasugust, siis ma põhimõtteliselt ma ei tee mingisugust asja, mida ma juba korrale teinud. Et see järgmine projekt, nüüd kui see teostub, siis saab olema päris paljud inimesteks üllatav kindlasti. Aga soololoominguga tegelen ka ja tegelikult eks saab näha. Lihtsalt, kui on nagu põhjust kirjada, siis ma välja hõikan, aga sai sulle siin enne eetriväliselt mainitud ka, et selle plaadi jutu lõpetuseks võib-olla on hea öelda, et kevadel ilmub siis Loaded with Soul'i aasta siis 2010. aasta plaadi vinüülversioon. Et hakake juba raha koguma ja tuleb ilmselt ilus vinüül. Kuidas ja kelle initsiatiiv see oli? Universal Music ütles, et 10 aastat on möödas sellest ja mõtlesin, et on vist tõesti 10 aastat möödas. Et nüüd ongi siis, sain siia tulla ja sain plaadifirmaga ka kokkuleppel, et siis 10 aasta pärast näeme jälle Taavi. Ma tahaks korra Metro Luminali kohta ka küsida. No küsi, kuidas sa sinna ikkagi nagu sattusid ja kui oluline artist Metro Luminal sinu jaoks on olnud varem? Ma ei saa öelda, et oleks mul nagu olnud kodumaiste bändide mingis top 3 kunagi on ju, aga iseenesest on alati selline stiilne asi on, mida ma võib-olla nii-öelda fännanud üldse nagu peale seda, kui ma mingi 20 sain, ei ole nagu mitte midagi, et on mul asjad, mis mul on nagu tundunud sümpaatsed, kus on kas siis inimeste suhtumine õige või on siis muusika on õige või mõnel juhul on siis äkki mõlemad asjad, et on nagu paigas igati moodi, et kannatab, ühesõnaga Metronomil oli alati minu jaoks sümpaatne, et seal oli mingisugune osa sellest ka mingisugust postpungist, mida ma nagu tegelikult päris hästi ei tabanud sel hetkel, kui ma tegin niisugust progressiivset rocki või sellist rock and rolli, kus oli nagu, ikkagi sellel oli põhifookus, et kui kõrgelt suudad kiljuda, kui kaua ja kui kiiresti suudad gitarisoolosid mängida, et Luminalil on selline võib-olla harva esinev asi nagu nende Eesti kogu selle koolkonna bändide seas on see, et see tegelikult on see mängutase oli ikkagi tegelikult meeletult hea võrreldes teiste bändidega. Et võib-olla pungi puhul see pole ka nagu nii tähtis, aga lihtsalt ta on mõnes mõttes on tänu Jantsisele on ta nagu natuke siuke nagu pungibänd on steroids, et see, ja ta on mulle alati meeldinud, mingid asjad on seal väga meeldinud. Et mulle tundub, et nad vähemalt 2 esimese plaadiga said ikkagi nagu väga hästi purki selle oma parima tol hetkel just, et noored mehed ja suutsid kõlada nagu elutargad ja siis palju näinud selline kooslus, et kui võtta, kui noored inimesed olid, kas võtad, et noorte bändidel käivad siin 25-aastased on ju. Muidugi käige, kui tahate, aga et Eesti muusikajalugu on tehtud ka 20-aastaselt. Kas ja kui palju seal mingisugust põlvkondade põkkumist on sul teiste bändi liikmetega? Ma ei saa öelda, et põlvkondade põkkumist, et selles mõttes on see nüüd ka oma nagu viimase plaadiga see on see projekt oma aja nagu ilusti ära elanud, et võib öelda, et see nagu luigelaul oli küll, et ma siin ei välista nagu mingisuguseid üksikuid ülesastumisega, aga igal juhul oli minu poolt ka selles mõttes mõtteks, et see viimaseks plaadiks jääb, kus mina laulan. Et sest lihtsalt mulle kõik meeldib, aga lihtsalt ma tunnen, et ma ei taha
olla defineeritud kui selle bändi laulja. Et mul ikkagi on ambitsioonid teha päris oma muusikat, üks asi nagu iseenesest ka ei piira, sest ka see suur fangibänd aastast 2015 on mul ikkagi alles, tegutseb pulmabändina, nii et selles mõttes, et ma nagu, mulle meeldib olla paljude asjadega seotud, aga mitte niimoodi, et ma olen nagu laulatatud või et noh. Ja küsimus on muidugi ka selles, et kui rockmuusikale kui palju see turg on, et ma ei saa öelda kunagi, et ma oleks teinud ühtki asja ainult sellepärast, et teenida raha või tüdrukute karjeid, et selles mõttes muidu ma teeksin ikka täiesti teistsugust muusikat ja võib-olla teen varsti ka. Kui palju sa jälgid, mis toimub näiteks Eesti Laulul aastal 2020? Kuule, ma ütlen ausalt, see aasta kuidagi on jäänud niimoodi, et ma ei ole üldse kursis, et ma olen mingeid lugusid kuulnud ja mingid inimesed on isegi mulle öelnud, et nad umbes panid esikolmiku paika, aga ma siiamaani tegelikult ei ole kogu seda valikut läbi kuulanud. Et võib-olla ongi nagu parem niimoodi ka vaadates, enamki inimesi tegelikult ei ole selles teemas nii sees. Kui sa oled ise seal esinenud Eesti Laulul või kui sul on see endal on ju see kohustus ja rõõm siis sealt osa võtta ja olla siis üks poolfinalistidest, siis see tundub see jaoks nagu kogu maailm on ju, aga enamik inimesi ikkagi teeb teleka lahti siis, kui see õhtu on. Ja tegelikult selle esimese emotsiooni pealt ikkagi nagu hääletatakse ka. Et on mingid asjad, mis võib-olla ei jõua kohe alguses kohale ja et seal on hästi palju kui üllatusmomendil tegelikult on. Et seda täielikult mõista võib-olla peabki vaatama niimoodi, et ei lase sellel meedial ja kõigel sellel muul kõmul ennast nagu üldse häirida, vaid lihtsalt kuuladki siis nii-öelda nagu puhta lehena finaali õhtu need laulud üle ja sealt teed oma valiku. Sest niimoodi teeb ilmselt Euroopas ka seda tavaline inimene. Aga sinu jaoks siis ei ole olnud see, mis ta siis on, mingi oktoober ja november tihe töö tegemine, et sisuliselt iga kord, kui sa oled saatnud midagi, oled sa saanud ka või? Ei, minu meelest ei ole. Minu meelest ma olen vist ikka mingi paar korda välja jäänud ka, et igaks juhuks ma siit ütlen, et siin on mingid inimesed, kes nagu aastal 2010 juba arvasid, et Purga kuidagi otsustas ja pani meid sinna, noh, just ise ütlesid ka selle fakti enne välja, et žürii poolt meil ei olnud isegi mitte kahe esimese seas on ju, või olime kolmandad, et ei ole saanud iga aasta. Et ükskord oligi mingisugune jamalugu ja teinekord oli vist ka jamalugu. Ja vähemalt läks Siidi mängima. Jah, Siidi läks mängima seekord, jah. Vist oli äkki isegi pulga aasta juba. Praegu ju viiakse mälupulgad sinna. Oleks sul ambitsiooni kunagi veel Eurovisioonil osaleda? Ambitsioon on võib-olla vale asi, nagu selles mõttes, ega mul 2012 ka ambitsiooni nagu ei olnud. Ja 2010 ka ei olnud seda ambitsiooni, et lihtsalt läks niimoodi ja... Aga tahaks? Ma ei tea, ma arvan, et kõige parem on ikkagi saada võib-olla teine koht lihtsalt on ja ma tean, et inimesed on ka nagu Eurovisiooni osas muutunud nagu rahulikumaks ja keegi seda nagu nii tõsiselt enam ei võta, kui kunagi, kui see oli võib-olla noorel riigil nagu ainuke võimalus ennast kusagil suure areenil lisaks suusavõistlustele näidata korra on ju, et see nagu inimestele tundus see kohe, et me nüüd korra olime rahvusvahelises pildis ja nüüd on meil Mark, ma ei tea maas, et tegelikult oleme ausad, aga mina ei mäleta isegi, kes eelmine aasta võitis. Ma ei mäleta, kes Eestiski võitis. Kes võitis? Eestis võitis Viktor Kroone. Just Viktor Kroone võitis, aga selles mõttes nagu, ma arvan, et ma ei ole nagu muusikakauge inimene või et keegi sealt üldse kuidagi tundub naiivne mõelda selle peale, et kui esikolmikut valitakse nagu ja seal, et seda jälgitakse kogu aeg on ju, aga et kes viimaseks jäi, et seda nagu sarri vaan, nagu mitte keegi ei jäta seda meelde ja selles mõttes always next year. Aga küsimusest ma läksin jälle hästi kaugele. Mul on nagu täna sükka nagu mõte lookleb. Ma ärksin kell 5 üles ja mul hakkab uni tulema juba lihtsalt. Olgu peale. Läksid hästi kaugele, jah. Ühesõnaga sa ei öelnud konkreetselt, et ei tahaks siis. Ei, ma võiksin minna küll selles mõttes, kui nüüd rahvas tahab väga. Kirjutage telemajja, kui need kirju väga palju tuleb. Ma arvan, et nad võtavad midagi ette, et me saame kokkuleppele kindlasti, kui te väga tahate. Mul on käinud paar laulukirjutajat artisti varem, kes on öelnud, et ikkagi on välismaalt tulnud ka sellised pakkumised, kuule, tule teeme loo või tule kirjuta lugu. Sul ei ole hullud Eurovisiooni mul on kirjutanud mingisugused tüübid küll, aga ma ütlesin, et ma ei ole viitsin nagu vastata. Et mul on enda aeg nagu pisalt tähtis, et ma kusagile mingisuguses... Ma vist ei viitsiks. Ma ausalt ütlen ausalt, et isegi kui seal oleks nagu mingisugune korrak raha taga, siis minna ehku peale kusagile teise riiki mingisse eelvooru, nagu ma olen pisalt mugav inimene selleks, et kui ma tahan, siis ma selle ambitsiooni saan Eestis ka kätte, kui lugu on tõeliselt võimas, siis usun sellesse ka kellegi kahasse kirjutatud mingisuguse koos mingisuguse
suvalise maa, mingi suvaline produusser, no andke andeks, mul on vaba aega kõvasti, aga no mitte nii palju. Et mind ei ole tõmmanud see kunagi, jah. Mul on mingid tüübid on kirjutanud ja ma tean, et mingid tüübid süsteemselt 1 aasta vist oli kuluaarides räägiti, et on küll ametlikult nagu pandud autoriks keegi, aga et oli väidetavalt olnud 3 lool tegelikult sama autor välismaalt. Et ma muidugi ei tea, selles mõttes see on kuulujutt, aga ma tahan uskuda, et see on tõsi. Märvikas siuke fakt. Ühesõnaga selle ilusa juubeli 10 aastat Eurovisioonil puhul oled sa käinud nüüd siin saates, siis tuleb vinüül välja. Kas tuleb siis üks korralik kontsert ka, kus viimane tõeline kirstordil on see Siren selle originaalkoosseisuga, äkki seal keegi kuub pikali peal? Ma arvan, et seda võiks ikka teha siis, kui ma olen ikka nagu vana ja kortsus ja enam ei suuda nagu, ma ei tea, kas sa tead, mis see bänd endast nagu kujutas, et ma laivil sind ei näinud ta või aastal 2010, 2014 ka mitte, et see oli selline ikkagi nagu peaks ikka nagu valmistuma selleks rohkem kui siin kuu, et kui aprillis see reliis lubati, siis no elu sees ma ei jookse niimoodi enam nagu laivi jooksul pool maratoni ära nagu siis, et mul lihtsalt ei ole nagu seda huvi samamoodi karata ja teha, et see oli täiesti hullumeelne tegelikult, ma mõtlen küll, et nagu oma kergejõustiku taustaga ja hea võhmaga tol hetkel siis ma arvan, et see oleks lihtsalt kuidagi praegu juba natuke naeruväärne, et võib-olla 5 aastat tagasi või 4 aastat tagasi, kui me tegime, siis veel nii väga ei olnud, aga praegu ma tunnen, et ma ei ole üldse enam sama inimene, kes ma tol hetkel olin, et ma ei välista, ma ei vihka seda lugu, aga lihtsalt päris niimoodi, ma arvan, et pigem ei. Ja see aasta plaadifirmaga seda läbi räägitud, et mingisugust promo laivi ei tule. No äkki siis, kui on 25 või 50 või? No tahaks ikka olla nagu äbarik vana inimene nagu. Et pole häält ja pole jõudu. Robin Jukendal, suur aitäh sulle. Aitäh kutsumast. Taavi Libe lava taga. Saatejuht oli Taavi Libe, produtsent Priit Vare. Meile meeldiks väga, kui sa seda podcasti jälgima hakkaksid. Nii saad kohe teada, kui uus osa üleval. Saate tootjaks on stuudio Kõrvauss. Vaata meie tegemisi aadressil kõrvauss.ee.